Tere, armas kogudus, head sõbrad, õed-vennad. Tahaks nädala sees väikese tervituse saata teile, anda märku sellest, et kuigi me kogudusena nähtavalt praktiliselt kokku ei saa, aga kogudusena me oleme olemas jätkuvalt. Eriolukord meie ümber on eile õhtust alates veel natukene täpsustunud ja üldse selles olukorras mõtlesin, et jagaks paarist asjast, mis koguduses on ja samuti paari vaimulikku mõtet. Kõigepealt jagaks kahte prioriteeti, mida me kogudusena näeme sellisel ajal. Üks on see, et me kogudusena jätkame, aga paljud asjad on videosalvestistena või ülekannetega. Jätkame jumalateenistustega, jätkame noorteõhtutega sellisel viisil. Otsime ka võimalusi, kuidas kodugruppidena videokonverentsidega jätkata. Aga ka eilseid meetmeid arvestades täna on saabunud teade, et jumalateenistuste otseülekanded võivad jätkuda. Nii et valmistume pühapäevaks nende inimestega, kes sel pühapäeval kaasa teenivad. Oleme kaalunud ka seda, et kas teha neid pühapäevaseid teenistusi kuidagi stuudioülekannetena natuke teistsuguses formaadis. Aga jäänud praegu selle juurde, et teeme ikkagi siin suures saalis, nii nagu me harjunud oleme. Ja kui nendel nädalatel, võib-olla kuudel meie salvestusi, ülekandeid vaatavad uued inimesed interneti kaudu, siis kui nad ka kohale tulevad, siis nad näevad seda, mis meil tegelikkuses on. Ja tegelikult on mitmeid inimesi, kes ka mõtlevad ja tegutsevad selle nimel, et meie videopilt saaks kvaliteetsemaks. Nii et üks prioriteet on see, et see, mida me saame teha videoülekannete vahendusel, seda me jätkame koguduse tegevustena. Ja jumalateenistused Pereraadios siis ka üle nädala. Teine prioriteet on võib-olla selline, mis rohkemgi nõuab teadlikku ettevõtmist. Need on isiklikud kontaktid usukaaslastega. Julgustan seda igal ühel tegema, seda me saame ise teha. Olen isiklikult helistanud või saatnud sõnumeid päris paljudele, aga kindlasti on veel rohkem neid, kelleni ma veel pole jõudnud. Aga julgustan seda tegema ka sinul. Võib-olla see on natuke üle meie mugavustsooni või harjumus pärast viiside, aga on päris palju asju, mida me praegu teeme teistmoodi. Tänaval ei tohi rohkem kui 2 käia ja kokkusaamised on piiratud, nii et paluda Jumalat, võtta julgust kokku, helistada, saata sõnum, võib-olla ka mõnele sellisele koguduse kaaslasele või ka koguduse sõbrale, kellega sa muidu kontakti ei võta. Ja minu käest võid ka küsida nende telefoninumbreid, kui vaja, või e-maili aadresse. Aga üldiselt need kontaktid, mis mul on olnud, kellele olen helistanud, on usujulged olnud, päris mitmed. Olen tabanud looduses olemiselt, kes on aias teinud sügisel tegemata jäänud aiatöid. Üks koguduse inimene on ennast metsatöödele enesekarantiini pannud. Mitmed õpivad, kasutavad aega õppimiseks, aga ka meie koguduses on neid, kes kuuluvad riskirühmadesse, on neid, kes püsivad teadlikult kodus, mitte et neil oleks viirust, vaid nad on nii otsustanud ja lähedased toovad neile toitu ukse taha. Üldiselt on need asjad korraldatud, aga praeguseks ma tean ühte inimest, kes on öelnud, et aga keegi kogudusest võiks mind aidata. Kui saatsin ühele nooremale inimesele selle kohase sõnumi, sain entusiastliku vastuse. Super, olen valmis. Nii et abivajajaid ja abiaitajaid on. Nii et need 2 prioriteeti. Jätkame nende videosalvestustega, ülekannetega, mida me saame, et olla koos, olla samal lainel, saada Jumala sõna julgustust ja jagada seda ka teistele. Ning teiseks, et helistada, võtta kontakti, saata sõnumeid, teadlikult hoida ühendust. 2 vaimulikku mõtet jagaks ka siia lõppu. Praeguse nende nädalatel on 2 piiblimõtet, mis kuidagi ikka jälle tulevad mulle tagasi.
üks on 10 neitsi lugu. See, et oli aeg koguda vaimulikku õli ja tulid ajad, kus seda ei saanud. Ja mingis mõttes oleme aegades, kus me peame meie isiklik osadus Jumalaga on tähtsam, sõna lugemine, piiblis olemine, see, mida me oleme talletanud. Õnneks on ka need ülekanded olemas ja mõned, kellega olen suhelnud, on öelnud, et tegelikult nii suurt Jumala sõna levikut videoülekannete vahendusel ei ole meil varem olnud. See vastab tõele. Aga kui Jumala sõna ütleb selle 10 neitsi tähendamissõna lõpus, et valvake siis, sest ei tea päeva ega tundi, me peame valvel olema. Et meie enda vaimulik osadus oleks issandaga tugev ja see on palju rohkem meie enda vastutus praegu. Ja teine piiblikoht, mis ikka jälle minu juurde tagasi tuleb, on Jeesuse sõnad ebakindlate aegade jaoks. See annab teile võimaluse tunnistamiseks. Ja ma ei oska seda seletada, aga nende sõnadega kaasneb minu jaoks kuidagi enneolematu rõõm või helgus. Ebakindlatel aegadel Jumala suur plaan on ikka seesama, et inimesed parandaksid meelt ja usuksid Jeesusesse Kristusesse. Ja ühel või teisel moel ma usun, et see Jumala sõna saab ka teoks. Võib-olla praegu on meil peiteaeg, me ei näe päris, kuidas see teostub, aga meil tuleb selleks valmis olla isiklikult, et inimesed hakkavad küsima selle lootuse kohta, mis meis on, ka kogudusena. Võib-olla see tähendab veel teadlikumat nende uute meediavahendite kasutamist, nende õppimist, et jõuda inimesteni. Võib-olla see tähendab ka seda, kindlasti abivajajate hulk suureneb lähikuudel, et meil tuleb oma armastust väljendada tegudes. Aga oleme valmis andma tunnistust Jeesusest. See võib olla evangeeliumi leviku aeg. Nii et jätkame videosilla kaudu ühiseid kogunemisi, sel pühapäeval ka Pereraadios. Võtame teadlikult kontakti oma koguduse kaaslastega ja anname endale aru, et inimene mõtleb, Jumal juhib. Aga lootus on julge ja Jumala riik ning kogudus lähevad edasi.